tere, mina olen Kadi ja olen Tallinna Teeninduskooli õpilane ja õpin tööstusteenindust. Siis olen ka meie kodus õppel ja mina teen siis praegu sibulaga ja kõrvale teen väga maitsva salati. Ma näitan teile, kuidas täpselt need asjad käivad, ehk siis tehke märkmeid ja vaatame. Aga alustame siis sellega, et pesame ära kartulid, ehk siis 6 kartulit kokku. Koorid täiesti tavaliselt ja paned kord koši. Ja kui kartulil on silmad, siis sa võid need muidugi eemaldada ära, kuid kõige parem on silmaga lihtsalt ta välja koorida. Ja kui kartul on sul ilusasti ära kooritud, siis sa pistad selle külma ette ja lased tal olla nii kaua, kuni sul on kõik kartulid. Ja neid on kõik 6 kartulit. Ja siis võtad siit selle kartul, mis seal on läbi vastanud. Kuna iga kartul on erinev, siis sa saad sellest lõigata väiksed siukesed õhukesed viilud, mida ka meie teeme oma toidule. Ehk sa lõigad kõigepealt kartuli pooleks, vahet kuidas, lõigad kartuli pooleks ja sul jääb siuke väike tükikene. Ja sa hakkad seda siit otsast kuni siiani, niipidi hakkad liikuma ja teedki siukesed väiksed viilud. Ja mida õhemad, seda paremat tegelikult. Siis vahepeal pesed ilusasti uuesti käed ära, vajaduse korral vahetad kinda ja hakkad sibulaga pihta. Sibulaga saad teha tegelikult samasugused tükid, et sa teed kõigepealt selle pooleks. Nii kuidas sul enne mugav on, aga teed pooleks. Veidi surub peale. Ja see tuleb siukene väike. Siis sibulaga sa pead täpselt samal tegema hästi õhukesed viilud või tükid. Ja lõikadki niimoodi, sest otsast hakkad ilusasti lõikama. Ja kuna see on veidi raskem, aga selleks saab ilusti hakkama. Siukesed hästi õhukesed tükid on vapustav. Ja kuna mina teen asju tore kartuliga, siis sa pead seda praadima 2 osas. Ehk siis sa lihtsalt palad siia mõnusalt seda peale. Proovid kartuli noa otsaga neid, kas see läheb sisse. Ja paned oma toidule juurde sibula, mille sa lõikasid. Segad selle ilusasti ühtlaselt ära. Siin veidi on näha, et on põhja pannud. Ja see pole üldse mitte hea. Nii kaua, kui sul kartulid praevad, saame teha valmis meie salati. Salatiks on siis hapukõrre kodujuustusalat, tomati ja kuriga. Muidugi sa pesed need asjad enam ära ja lihtsalt jooksul veedal nagu ikka. Ja tomat. Tomati teeb pooleks. Siis siit lõikad ära selle miksi koha. Tõesti, niimoodi. Ja tomatiga teed siis siukese asja, et sa lõikad niimoodi. Tagasi selle mütsi ja lõikad siit. Ja kui sul on see tehtud, siis sa tõstad selle samasse kaussi, kus on sinu kork. Võtad siis kodujuustu, mis on hapukõrrega. Ja pistad selle kodujuustu siia salati sisse. Võid teha täiesti käega, kui sul on käed pestud või seganud kindaid. Ja segad siis selle kõik ära. Samuti vaatad üle oma purgi, et ta ei oleks koos. Kui sul on tehtud see, eemaldad uuesti kindad
ja need kindlad võid saada täiesti ära visata. aga muidugi sa pead seal proovima, et kas siin on vaja näiteks soola või midagi. väga hästi vähe. samuti ära seda üle soola.